Teherani surve on jõudnud otsustavasse faasi ja sel kolmapäeval 15. aprillil 2026 aastal on selgelt näha Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe taganemist. Ameerika Ühendriikide mereblokaadi ja uue sõjalise eskalatsiooni ähvarduse ees ühendatud jõudude surve all. Donald Trump teatas, et sõja lõpetamise kõnelused võivad järgmise 2 päeva jooksul Pakistanis jätkuda ning ka ÜRO on juba tunnistanud, et on väga tõenäoline, et need läbirääkimised algavad uuesti. Pärast nädalaid kestnud vastupanu istub Iraani režiim taas läbirääkimiste laua taha, sest teda tabati kõige tundlikumas kohas, merel, naftas ja suutlikkuses oma struktuuri üleval hoida. See, mis tegelikult juhtus, on lihtne mõista. Ameerika Ühendriigid hakkasid blokeerima laevu, mis sisenevad või lahkuvad Iraani sadamatest Pärsia lahes ja Omaani lahes. Reutersi ja AP andmetel on see tegevus juba katkestanud Iraani merekaubanduse, sundinud laevu tagasi pöörduma ning avaldanud režiimi majandusele jõhkrat survet. Sõda, mis algas 28. veebruaril pärast Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli rünnakuid Iraani vastu, on nüüd jõudnud punkti, kus majandussurve kaalub peaaegu sama palju kui pommitamised. See ongi see, mis seletab uut kiireloomulisuse õhkkonda. See on Uudistekeskus. Iraani islami revolutsiooniline kaardivägi on nõustunud naasma loogika juurde, mida nad varem eitasid. Läbirääkimised surve all. 2 nädala pikkune relvarahu lõpeb 21. aprillil ning Trump on juba andnud mõista, et eelistab kiiret kokkulepet uuele hävitamise voorule. Kus see peaks toimuma? Islamabadis, Pakistanis, mis on taas saanud vahenduse keskpunktiks. Ameerika ettepanek räägib 20-aastasest tuumategevuse peatamisest, samal ajal kui Teheran räägib 3-5 aastast. Ja on veel üks otsustav punkt. IEA juht Rafael Grossi hoiatas, et iga kokkulepe ilma range järelevalveta on vaid sümboolne. See tähendab, et ainult rahu väljakuulutamisest ei piisa. Tuleb tõestada, et režiim on tõepoolest taganenud. Selle pöörde mõju on juba väljunud sõjalisest valdkonnast ja jõudnud ülemaailmsesse majandusse. Reuters teatas, et toornafta hind tõusis taas ligi $96 barreli eest pärast uudist, et Iraani meretransport oli peatatud. AP tõi samuti esile selle meetme strateegilise tähtsuse, kuna see mõjutab üht maailma kõige tundlikumat marsruuti, Iisraeli poolel. Sõnum on veelgi karmim. Iisraeli jaoks ei tähenda relvarahu, et strateegiline eesmärk kõrvaldada Iraani oht juurteni oleks kadunud. Juunis 2025 ütles Benjamin Netanyahu juba, et režiimi muutus võiks olla Iisraeli rünnakute tagajärg. Nüüd on rahvusvaheline meedia taas teatanud, et Mossadi juht David Barnea kinnitab, et missioon lõpeb alles siis, kui see režiim on välja vahetatud. Teisisõnu, Trump töötab vaherahu sõlmimise nimel, kuid Iisrael annab märku, et sõjaline paus ei tähenda poliitilise surve lõppu. Režiimi vahetamise plaan püsib endiselt Iisraeli silmapiiril, isegi kui tee selleni on palju pikem ja raskem, kui paljud sõja alguses arvasid. Ja miks see praegu nii oluline on? Sest Iisrael ei taha lihtsalt pausi. Iisrael tahab takistada Teheranil ellu jääda, hinge tõmmata ja tugevamana tagasi tulla. Ameerika Ühendriigid tahavad kokkulepet, mis neutraliseeriks tuumaohtu, raketid ja šantaaži Hormuzi väina üle. Kuid sellel mängul on selge piir. Reuters ise näitas juba märtsis, et Iisraeli ametnikud tunnistasid, et Iraani valitsuse kohesest kukutamisest pole kindlust ja nad ei näinud selget märki ülestõusust, mis suudaks valitsuse kukutada ainult pommitamistega, ei olnud juttu. See seletab praegu strateegiat. Kuna režiim ei langenud iseenesest, tuli survet muuta. Vähem ootust kohesele kokkuvarisemisele ja rohkem blokaadi. Sunnitud läbirääkimised ja pikaajaline kurnamine. Nii et hetkeolukorra pilt on selline. Praegu taandub sõjaväeline tuumik, kes lubas täielikku vastasseisu, kuid on sunnitud läbirääkimisi pidama. Kaalul ei ole ainult tulistamise paus, vaid ka Iraani režiimi tulevik. Millal see juhtub? Kõige kriitilisemal hetkel, alates sõja algusest, kui vaherahu on lõppemas. Kuidas? Laevad on kinni peetud, kaubandus on lämbunud, nafta on pingete all ja diplomaatia on relvastatud. Ja miks? Sest Iraani islamirevolutsiooni kaardivägi mõistis, et pika sõja pidamine blokaadi all muutus liiga kalliks. Samas tegi Iisrael selgeks, et nad ei nõustu lihtsalt varasema olukorra juurde naasmisega. Iraan püüdis olukorda muuta. Muutis mere hirmutamise vahendiks, kuid sattus suurema takistuse otsa, kui ta ootas.
välja kutsudes Ameerika Ühendriikide mereväe, astus Teheran mängu, kus iga viga maksab liiga kallilt. laevad taandusid, meretransport jäi lämmatuks, relvarahu kell tiksub edasi. Ja läbirääkimised on taas keskmes, sest Iraani režiim mõistis, et sellel teel jätkamine võib tähendada rohkem kulumist, rohkem isolatsiooni ja vähem kontrolli kriisi üle. See ei ole sotsiaalmeedias allkirjastatud alistumine, see ei ole paberil allkirjastatud alistumine. Kuid strateegilisel tasandil on juba näha sunnitud alistumise algust.